Mina olen Madis Vasser, olen Eesti Rohelise Liikumise huvikaitseekspert kliima- ja energeetika vallas, aga täna ma pigem esindan iseennast, sest ma olen siin, nagu öelda, nagu slaidi pealt näha, ma olen heleroheline. Ma olen selles kliimaaktivismis võib-olla rohkem sees olnud siin viimased 6 kuud umbes, et alates sellest paadi sikutamisest, ütleme nii. Ja ma olen teinud iseendale paar niisugust tähelepanekut või niisugust oma arvamust üritan kujutada, et mis see kliimaaktivism siis tähendab või kuidas siin käituda ja olla. Nii et kindlasti minu enda arvamused ja kindlasti hästi naiivsed, nii et olen avatud igasugustele parandusettepanekutele. Ja mul on siis 6 tähtsat põhimõtet, mida ma tahaks teile siis ette kanda ja selle eesmärk on, et kui me neid paremini mõistame, siis me äkki jõuame paremini selle koostööni, mida me siin taga ajame kõik. Ja need on järgmised. Punkt 1. Riik, see on rahvas. Olen käinud mitmel üritusel, kus ma pidevalt kuulen seda, et jääb kõrva lihtsalt, et tuleb ise endale alati otsa vaadata. Ja mõnes mõttes täiesti õige, riik see on rahvas, et see ongi esindusdemokraatia alustala, et me valime endale esindajad ja siis nad lähevad ja esindavad meid ja võtavad vastu otsuseid. Aga teinekord see läheb jälle natukene veidraks, et kui ma olin hiljuti riikliku energia- ja kliimakava konverentsil, öeldi mitu korda, et ise endale tuleb otsa vaadata. Ja siis ma leian ennast niimoodi peegli eest kodus, vaatan otsa endale ja küsin, et kuule Madis, miks sa lubad neid kliimaeesmärkidega täiesti vastupidiseid asju, näiteks uusi põlevkivikaevandusi ja tohutuid lageraieid. Ja ma vaatan, põrnitsen ja vastust ei tule, sest ma ei tea, võib-olla menetletakse ikka veel. Ühesõnaga nii ja naa. Ja nii on iga selle punktiga, et see on nii ja naa. Näiteks, ainult teadus loeb, et tihti tekib niisugune tunne, et väärtused eksisteerivad ainult numbrites. Ja jällegi, mõnes mõttes täiesti õige, et kui me teeme igasuguseid finantsarvutusi, siis me tahaks, et need oleks numbrites. Kui me teeme kalkulatsioone loodusseadustega, siis muidugi need peavad olema ka selgelt välja arvutatud ja lahenduskäik peab olema arusaadav. Aga siis on niisugused teised väärtused, mis on natukene ähmasemad, mida ei ole võimalik nii lihtsasti mõõta, aga mis siiski on ka olemas. Et ma tahaks öelda, et ma olen võib-olla meie kliima pärast mures, aga seal ei ole numbrid küljes, et ma võiks öelda, et ma olen kliima pärast 42% rohkem mures kui eelmine aasta, aga seda ma ei saa mõõta, nii et siis ta jääb niimoodi ähmaseks. Aga see ei tähenda, et seda muret ei ole. Kolmandaks, ära ole emotsionaalne. See tuleb eriti hästi välja siis, kui on mingi kuum arutelu ja siis inimesed mõlemad poolt lauda ütlevad üksteisele, ära ole emotsionaalne! Mis siis on veider, sest siis on mõlemad emotsionaalsed järsku. Ja ma olen jälle täiesti nõus, et kui meil on emotsioonide tulv on peal ja me oleme sellest pimestatud, siis on väga raske ratsionaalselt midagi arvata. Aga jällegi, kui punkt 2 ütles, et tuleb tugineda teadusele, siis teaduse seisukohast, kui me ei tohi olla emotsionaalsed, siis see tähendab, et meilt võetakse ära 6 põhiemotsiooni ehk viha, rõõm, hirm, üllatus, kurbus ja vastikus. Neid ei tohi tunda, järelikult jääb alles ainult tuimus. Ja ma ütlen, et tuimade inimestega on ka väga raske midagi üldse rääkida. Ja natuke võib-olla peaks jääma. Neljandaks, mujal on alati parem ja halvem korraga. See tuleb välja siis, kui tuuakse näiteid välismaalt. Et vaadake, kuidas välismaal on. Ja see nüüd oleneb inimesed, et mida ta parasjagu argumenteerib, siis ta leiab nii poolt argumente kui vastu argumente ja tihti väga täpselt samast riigist. Et seda me nägime näiteks siin suvel tselluloositehade puhul, et kas tselluloositehas ja ülikoolilinn kuuluvad kokku, vaatame Soomesse, näe, kuuluvad kokku või vaatame Soomesse, näe, üldse ei sobi kokku. Et nii ja naa. Või siis põlevkiviõli teemal praegu on arutelu, et vaadake Norrat, Norras on õli, Norra on edukas, jällegi vaatame Norrat, kohalikud on ka vägagi nagu mures, et mis mõttes seal on õli ja nad ei hooli maailma kliimast. Ühesõnaga, et nagu öeldakse tänapäeval, et see argument on kliimaneutraalne, et sa võib olla plusse ja miinuseid, lõpuks välja tuleb 0. 5. Kokkulepped ei ole tegelikult kokkulepped.
et see on mul endale jäänud silma, et väga mitmed lepingud on niisugused väga leebed ja hästi niisugune ähmase sõnastusega. Ja kahjuks nii on läinud ka Pariisi kliimalepingu reegliraamatuga, mis nüüd heaks kiideti, aga mille rikkumine tegelikult ei too mitte midagi kaasa. Et ma olen jälle nõus, et igat pisidetaili ei ole mõtet ju kirja panna, siis ei saagi üldse midagi teha. Aga mingisugune üldistuse tase on oluline, aga samas me ei saa oma ambitsioone kinnitada, kui meie dokumendid on hästi voolavad ja mitte siduvad nagu kummiliim. Seega kuskil peab olema see kesktee jälle. Ja 6. kokkulepped on kindlasti kokkulepped. Väike vastuolu, pole hullu. Et kui see 5. punkt pigem kehtib rahvusvaheliste lepingute vastu või rahvusvaheliste lepingutega, siis 6. punkt on niisugune pigem, et need lepingud, mis on Toompeal vastu võetud, need tunduvad olevat niisugune kivisse raiutud püha lehm, seda kuidagi enam muuta ei saa. Et seda nägime jällegi nii riikliku eriplaneeringuga, mis läks väga visalt, et seda muuta, või siis praegu on laual riiklik energia- ja kliimakava, mis tugineb vanadele energiakavadele, mida jällegi tundub, et ei saa muuta, kui just ei ole suurt poliitilist huvi või ülekaalukat avalikku huvi. Et see väga huvitav, et ülekaalus sai selle suve kõige trendikam sõna. Aga miks ma neid asju siia nimekirja panin, on sellepärast, et me saame aru, et need kõik asjad on natuke hägused, et ei ole niimoodi, et on halvad versus head, see teeks asja palju lihtsamaks. Kõik on segane. Aga kuidas me saaks siis jõuda koostööni? Sest mitmed ametnikud on ka öelnud, et me teame küll, mis teha tuleb, aga käed on seotud lihtsalt. See süsteem on läinud nii keeruliseks, et ei ole võimalik nagu kuidagi lihtsalt lahendust leida. Ja see on võib-olla see koht, kus rakendades neid 6 punkti me saame midagi teha. Et proovime neid asju rakendada nagu praktikasse, teeme niisuguse mõtteharjutuse, täiesti teoreetilise, aga mõtleme, et kui riik on rahvas, siis rahvas saab tulla riigile appi ja õnneks rahvas on olnud hästi nutikas ja pannud kirja niisuguse asja nagu hädaolukorra seadus. Kus on kirjas paragrahv 2 lõige 1 definitsioon, et mis asi on hädaolukord. Hädaolukord on sündmus, mis ohustab paljude inimeste elu, põhjustab suure varalise ja keskkonnakahju ning mille lahendamiseks on vajalik asutuste kiire kooskõlastatud tegevus, tavapärasest erinev juhtimiskorraldus ja rohkem isikuid ning vahendeid kui tavaliselt algul. Nii, see kõlab nüüd hästi kiireloomuliselt ja hästi emotsionaalselt, aga mida arvab teadus? Teadus arvab, et meil on kliima kontrollimiseks aega umbes 12 aastat ja see ei tähenda, et 12 aasta pärast me peaks midagi tegema hakkama, vaid me peaks kohe midagi tegema hakkama. Ja värskelt Eesti Noorte Teaduste Akadeemia kalkulatsioonide põhjal see süsiniku avanss, mis Eestile on antud, kulub ära juba järgmise 4 aastaga. Ehk siis pigem nagu ei ole veel hilja, aga kiire on. Punkt 3 ütles, et ei tohi olla emotsionaalne, seega võtke rahulikult. Seesama seadus ongi selleks mõeldud, et rahulikult asju lahendada, aga sihikindlalt. 4. punkt oli sellest, et mis toimub välismaal, nii mitmedki piirkonnad juba USA-s on sarnase hädaolukorra välja kuulutanud, Ühendkuningriikides samuti, eesotsas Londoni linnaga. Ja samas tuleb öelda, et on väga palju piirkondi, mis ei ole seda välja kuulutanud, nii et nullib ära. Ja nüüd mu juristist sõber käskis öelda, et nüüd iganes me siin teeme, see ei ole siduv, see on puht teoreetiline mõttemäng. Me lihtsalt mõtleme, et kui me oleksime Riigikogu, kuna me oleme juba Riigikogu majas, siis mida me võiks teha, aga me ei ole Riigikogu. Ja 6. kuna otsused on vastuvõtmiseks ja neid ei saa pärast enam muuta, siis oleks ju põnev mõelda, et mis oleks, kui paneks praegu hääletusele ettepaneku kuulutada Eestis välja kliimahädaolukord. Et kas keegi annab käega märku, et on nõus sellega, nii käed tõusevad, vaatame, kas masin läheb tööle, nii, meil tulevad vastused tulevad, jaa, ja kui ei ole nõus, võtke käsi alla, väga hea, nii, kõik on vist hääletanud ja tulemused on, ahaa, nii nagu kliimaasjades ikka on, et 97% on poolt, 3% on vastu ja 1 on kodus.
ja sellega võib siis nagu kliima hädaolukorra välja kuulutada. Aga meie mõtteeksperiment lõpeb siin, aga ma palun teile veel mõelda, et kuna me täna seda hädaolukorda vastu ei võtnud, siis mis on see olukord või kui suur peaks olema see kahju inimestele, varale ja keskkonnale, et me päriselt hakkaks mõtlema, et oota, kas nüüd siis on hädaolukord? Et kus see piir läheb? Ja teiseks, et kui me oleme selle välja kuulutanud, mis on siis see esimene suur ja tavapäratult teistsugune lähenemine, mida me võtaks, et see olukord lahendada? Et see on teie kodutöö ja sellega ma lõpetan. Aitäh! Et sai siis hädaolukord välja kuulutatud lõpuks ometi Riigikogus tinglikult.